Nii, tere päevast, tere päevast. Võtke istet, seiske püsti, nõjatuge mõne inimese toele või kuhu iganes. Ühesõnaga, tundke ennast mugavalt. Kas heli tuleb läbi ilusasti? Hästi. Tundke ennast mugavalt sellepärast, et kogukonna alal kuni 7:30 õhtul arutleme siin kogukondade üle. Ma ei tee väga pikka sissejuhatust, aga ütlen siis seal ala numbri juures on siis ka selline lühike päevakava, kus te näete, mis meid täna ees ootab. Kell 12, mis nüüd on, alustame siis kogukonna esindajate aruteluga, kus otsime vastust küsimusele, miks on vaja inimesele kogukonda ja kogukonnale kohalikku omavalitsust. Kellele sellest arutelust jääb väheks, siis kell 2 me jätkame tegelikult sarnasel teemal, kui Elva valla abivallavanema Kertu Vuksi juhtimisel tuleb selline, ma usun, üsna tuline poliitikute debatt, kus me küsime, kas kohalik omavalitsus ja riik on konkurendid või partneri ning kas võimutasandite omavaheline vastandumine ongi uus normaalsus. Kell 16 saabub kriis, et te teaksite. Kell 16 me siis alustame aruteluga, kus Dagmar Narusson koos oma siis osalejatega avab erinevaid vaateid ja võimalusi, millisena soovime näha kodanikuühiskonna ja avaliku sektori dialoogi ühiskondlike väljakutsete ja kriisidega tegelemisel. Ja kogukonna ala lõpetab siis kell 6 algav intrigeeriva pealkirja ja sisuga vestlusring, kus püüame leida kompromissi, kas vabakonna rahastamine on raha raiskamine või raha raiskamine. Või riigi strateegiline investeering. Avame erinevate parlamendierakondade seisukohti ja ideid kodanikuühiskonna rahastamisel. Kõikidest ülekannetest välja arvatud kell 16 algav kriisiarutelu toimub ülekanne ka Siseministeeriumi Facebooki lehel, nii et kui olete parasjagu kohviku või tualeti järjekorras, siis nutitelefon kaasa, ärge jääge millestki ilma. Tänast arutelu ala siis korraldab Siseministeerium koos strateegiliste partneritega, MTÜ Maakondlikud arenduskeskused, Eesti Koostöökogu, Tartu Ülikool, Eesti Rahvaülikoolide Liit, osaühing Toimevõimendi, Eesti Külaliikumine Kodukant ja Vabaühenduste Liit. Ja mina olen Martin Lauri Siseministeeriumist kodakondsuspoliitika ja kodanikuühiskonna osakonnast. Aga nüüd sõna siis kogukondadele. Palun siia moderaator Pireti ja tormilise aplausi saatel, jätkuva aplausi saatel siis ka Arto Saar Järva-Jaani kogukonnast, Helen Kari Harmi kogukonnast, Anneli Uhvert ja Kärt Kuvas-Mekk Puka kogukonnast, Eiko Tammiste Kilingi-Nõmme kogukonnast ja Jarno Laur Tartu valla kogukonnast ning viimasena, aga mitte vähem tähtsana, Alari Kirt Tapa valla kogukonnast. Sättisite ennast siia niimoodi ette ritta, et kas te arvate, et tuleb teil mingisugune selline ühisesinemine? Siis, selle läheme tagasi. Ma annan see mulle praegu. Ei anna. Anna praegu. Tore. Ja seni, kui kõik osalejad leiavad selle mõnusa koha, siis ka kõik, kes on tulnud, äge nii palju inimesi, et leidke see mõnus ja tore koht, kus olla ja saame hakata väikselt pihta. Ma kasutan praegu seda mikrofoni. Tore. Ja tere tulemast. Et selline küsimus on see, millega me täna istume ja koos uurime nende inimestega, kes siin laval, aga tegelikult koos teiega. Et kas ja milleks on inimesele vaja kogukonda ja kogukonda kohalikule omavalitsusele. Ja natukene sellisest ülesehitusest, et me alustame sellise häälestuse kohale jõudmisega siia Paidesse ja siis meie lähenemine nii, et see keskendub lugudele, et meie osalejad on saanud sellise väljakutse, et rääkida oma kogukonnast 5 minuti ja 6 sõnaga. Selline väljakutse. Vaatame, kuidas nad on selle vastu võtnud.
ja teil on ka võimalus kaasas olla ja panustada, ehk siis kui me oleme need lood ära kuulanud, siis mõtiskleme ühiselt, et millest need lood siis on rääkinud või rääkimas, millest räägitakse ja võib-olla ka millest vaikitakse, et igaüks ju valib alati, mil viisil ja moel ta lugu räägib. Ja meie ülesanne on siis võib-olla kuulata sellise hea terava kahe kõrvaga, et mis nendest lugudest välja tuleb ja hea meelega kutsuks siis teid ka tagasi peegeldama, millest need lood räägivad. Aga päris enne, kui me alustame, siis mina olen see inimene, kes nii andragoogina kui kaasamispraktikuna alati lähtun inimesest ja mind huvitab inimene, et kes ta on ja kes see on inimene minu kõrval. Et paraku on nüüd see ülesanne, kus ma palun, et sa vaatad korraks enda kõrvale, kes su kõrval on. See võib olla sinu enda hea vana tuttav, rõõm, eks ju. Hea oli turvaline ikkagi on oma kaaslase kõrval olla. Ja ütlegi tere oma kaaslasele veel kord ja ma palun, et sa mõtled sellisele märksõnale nagu kogukond. Täpselt nii, nagu sina seda kogukonda mõistad. Ja ütlen ka, et me ei hakka defineerima siin, mis see kogukond on. Mul oli võimalus juhendada, üks minu töö on ka õppejõutöö ja juhendasin just ühte magistritööd, mis räägib kogukonnast ja kogukonna tundest ja seal oligi selline kokkuvõtte lause, et erinevad inimesed erinevates kontekstides ja erinevates situatsioonides mõistavad kogukond erinevalt, eks ju, et mis asi ta on. Ja kas kogukond tähendab sinu jaoks seda kohta, kus sa tuled füüsiliselt, sinu naabruskonda või sinu korterelamut ja võib-olla hoopiski professionaalset kogukonda, et see tähendus on meil erinev. Nii et sina ja mõiste kogukond, et ma palun, et sa pöördud oma kaaslase juurde kõrvale, kes sul on, et ma annan sellise 1 minuti teile, et saaksite jagada, mis see kogukond sinu jaoks on, mis see märksõna on, mis sinu jaoks kogukonnaga seostub. Ja teie siin laval saate omavahel niiviisi sosistades ka rääkida, mis see kogukond on, jah? Et kes su kõrval on ja julgelt. Ja kui sa tunned, et oi, et mina täna hommikul, kell on 12, ma alles ärkan ja mul veel häält pole nagu minul poolenisti ja ma ei hääl ära praegu üldse selle peale. Nii et ole hea, kes su kõrval on, ütle tere ja paari sõnaga jaga, mida tähendab siin. Et need 6 sõna on ja siis ma tulistan. Kiire märkusena, et kui sellist asja nüüd hakkab juhtuma, siis meil on varuvariant olemas. See on teise kanali peal. Meil on palju mikreid siin uus. Lugu võib muu? Ei, hakkab ise tõi. Väga hea täna oma kaaslast, vestluskaaslast.
ja vaatame, et võib-olla ka need kuuldud lood võimaldavad mingeid nihkeid või muutusi ka selles, et kuidas ise seda kogukonda näed või tajud ja kirjeldad. Aga kui oleme valmis, näed isegi autorong, mingi pulma autorong laseb meile signaali, et aeg on lugudega alustada. Ja mis on siis sinu kui kuulaja ülesanne ka, et tõesti kuulata uudishimuga, et mõelda, et igast loost ja igalt inimeselt on midagi õppida. Et kuula sellise tõesti terava pilguga, et millest need lood räägivad, mida nad siis räägivad selle kohta, et miks ja kas kogukond on vajalik ja kellele ja kuidas, miks on nii, et mõnel pool kogukonnad kaovad või siis kerkivad, et mis see läbiv teema on. Ja pärast neid kuuldud lugusid saame ka siis koos teiega koos peegeldada, et mis te siis kuulsite ja märkasite. Mina juhatan sisse meie loo rääkijad ja neil on tõesti siis ülesanne 5 minutit, nad on siin kõvasti nalja visanud, et no ma saan 2 hakkama ja mul nii palju ei lähe ja siis vaatame koos, kuidas tegelik olukord on, et kas juba kell 2 hakatakse siin nagu minema vehkima inimesi, et luuaga niiviisi, et aeg on lahkuda. Ja et ma natuke ikkagi annan enne lõppu märku niiviisi, et lugu on vaja lõpuni kerida. Väga sõbralik. Tänapäeval enam koolis ka kella ei lasta, aga ma siis võtsin siis asenduse. Ja oleme valmis. Minu kõrval on Arto, pani kella tiksuma praegu. Järva Jaanist tuleb Arto. Ja kui tema mõtles oma kogukonnale, siis sai kokku sellise 6-sõnalise loo. Need lood on siin ripuvad meie sellisel spontaansel puude küljes ka. Ja need sõnad on avatud, sõbralik, nostalgiline, tantsiv, sportlik, ettevõtlik. Nüüd või. Tere. Mikrofoni tšekk. Tervist, mina Arto Saar. Tšau, Karin. Ja et rõõm on näha, paljud on tuttavad siin pool letti ja teisel pool letti. Et räägime siis Järva Jaanist kiiresti. Ta on tõesti avatud. Meil tõstke käsi, kes on Järva Jaanis käidud. Kellele seal meeldis, tõstke käsi. Okei, noh, rohkem polegi vaja. Siis on, me oleme avatud, me võtame teid vastu, me oleme sõbralikud, teeme ka teie toredaid üritusi. On suured üritused, näiteks eelmisel nädalavahetusel oli suur retro masinate killavoor, 1000 inimesed tulevad, meil on tänavafestival, kus on 1000 inimesed, meil on maailmas kõige suurem discgolfi võistlus spordist rääkides, ehk siis kus siis ühel päeval 400 discgolfi mängijad tuleb, ma pidin lähemale, 400 inimest tulevad korraga Järva Jaani mängima, 100 korvi on, Rakvere on nüüd eeskuju võtnud, Haapsalu on eeskuju võtnud, et me oleme mitmes valdkonnas nii-öelda natukene teerajad ja natukene võib-olla ka hullud, sest meil on seal hullud inimesed, et kui paljud on inimesed kuulnud ka Tuve Kärnerini näiteks, on ju, kes siis vanatehnika ja tuletõrje seltsiga tegeleb ja tema järeltulijad ka kõike seda eest veavad nüüd. Et see sõbralikkus läheb põlvest põlve, me teeme natukene kiksuga asju, nostalgilisusest oli juttu. See tähendab seda, et Järva Jaani on ilmselt kõige tihedama muuseumitega asustatud asula. Meil on 10 muuseumit seal. Kinomuuseum, Vanatehnikamuuseum, Kodulumuuseum, Hobutalumuuseum, Pitkade tubamuuseum ja nii edasi. Tulge külla meile. Siis tantsiv oli märksõna meil iga, nüüd Alevis vist äkki ka 7 inimene tantsib beebist kuni emade ja vanaemadeni välja. Mu ema, kes on 70, paneb ka tantsu, nii et vähe ei ole. Ja meil toimuvad erinevad tantsuüritused. Meil on seal tõesti vahva, aga kuna mul paberit ees ei ole, siis ma panen praegu puusalt. Et me oleme teinud nüüd 2 aastat tagasi ka oma MTÜ, millega arendada veelgi selliseid ka projektiga tegevusi, et me saime endale kogukonna lava, mis on nüüd käib külakorda, meil on seal rattaklubi, mis teeb
rattavahetusega võistluseid ja see toob ka erineva nii-öelda eluvaldkonna inimesi Järva-Jaani ja ma arvan, et see, millel see baseerub, nagu ka Piret ütles, on need inimesed, ehk siis üks inimene ei saa sellega kõigega hakkama, sul on vaja partnereid ja tihtipeale seda mingit väikest hullu, kes neid inimesi kaasab, toob juurde ja mõni ongi üksinda vahel. Aga ta on nii kõva hull, et panebki üksinda 100 aastat ja polegi probleemi, et vahel ise ka mõne üritusega siin kevadel tegin Püha Mürgli vanas kutsekooli hoones, käisid Kurjam ja Psühhoterror esinemas seal, keegi käis seal või? Ma teadsin, need 20 inimest ma nägin, kes seal käisid. Ehk siis, et vahel läheb nässu, proovid mingi ägeda ürituse teha mingis täiesti ulme kohas ja siis mõtled, aga tegelikult oli äge ja bändid surusid kätt pärast, et jumala lahe, siia tuleks veel, aga inimesed lihtsalt ei saanud teada, kui äge see oli, aga see ei võta motti maha, et oi, et ma rohkem ei tee. Teen teinekord jälle ja võib-olla teen mõne kuulutusi isegi ja reklaamin, et siin tuleb lihtsalt õppida mingitest asjadest. Nii, kas vahepeal segad ka ja küsin või panen veel 30 sekki siin juttu? Et taustaks veel nii palju, et ise seal Järva-Jaani kogukonnas on hästi palju erinevaid kogukondi, kus ma ise olen osaline ja ma olen priitahtlik pritsumees, tantsin, siis discgolfi klubi vean, natukene jalgpalliklubi vean, ülehomme õhtul kell 5 tulge vaatama Kase Koplisse, meil on imepisikene staadion, aga ilmselt kõige suurem publik per asula, ehk meil käib keskmiselt 60 inimest vaatamas mängu, mis mõnel esiliiga mängul ei ole ka, me mängime 3. liiga idatsoonis, nii et aitäh, aeg see jäis. Jaa, selline hoogna, see oli ikka see kontsert tuleb veel järgmine aasta, et kuidagi inimesed saad kalendrisse panna. Ja tahaks see aasta ikka. See aasta juba, just, väga hea. Aga aitäh Artole ja edasi rändab jutu järg selle mikrofoni kaudu Harmi kogukonda ja Helen Kari on sealt meie juurde tulnud ja 6 sõna, mis võtavad kokku selle kogukonna loo on järgmised. Väikekooli päästmisest loomiseni, inimlikkus, konfliktid, koostöö. Aitäh, Piret! Tõstke käsi, kes on kuulnud Harmi mõisakooli loost. Väga äge! Ja minu suureks rõõmuks on ka meil 2 koguna liiget jõudnud see kohale, mis on väga äge. Arto entusiasmi oli meil alguses hästi palju. Et tore on näha, et on sellised külahulle, et minu lugu siis, see minu lugu, mida mina rääkima hakkan, ei ole ka võib-olla meie kogukonna lugu, sest meil oli tuumikus algselt võib-olla 8 inimest, neid vahetus, neid inimesi sinna Harmi kogukonda ju kooli lastevanemate, õpetajate, toetajate näol oli üle 700 lõpuks. Aga mina räägin enda lugu, ehk siis seda minu inimlikku vaadet, milles on ka väga palju kurbust, pettumust, sest et praegusel hetkel, sellel nädalal me pakime oma kooli kokku ja me oleme oma vallaga siis lõpetanud lepingu. Meie lugu algas aastal 2018, kui me otsustasime oma väiksed nublud lapsed kohalikku mõisakooli panna. Ja nädal enne kooli algust, enne 1. septembrit tuli kooli direktorilt kiri, et nautige kuniks elu, jaanuaris me sulgeme kooli. Ja juba Aleksei Turovski ütles, et emastega ei tasu mässata, mida teevad noored emad, kui neid torkida, et valdadele siis väike mõttetera, et ärge noorte emadega jamage, sest nad hakkavad kaklema ja lõpuni. Ja nii oligi, meil olid petitsioonid, pikett vallavolikogu koosoleku ees, lapsed küünaldega, kogu punt, ikka meediast võite vaadata ka. Iga aasta tuli uudis, Harmi mõisakool pannakse nüüd jälle kinni, järgmine aasta jälle pandi kinni, isegi mu vanama küsis, millal ta siis juba pannakse. Tema aastal 40 sündinud inimese kontseptsioonist puudus see arusaam, et tegelikult ei panda, me võitleme veel. Ja saimegi selle koolimaja ja kõrvalhoone endale. Vald tuli meile vastu ja ütles, et ma ütlen siis ka korraks ka Kosevald, et andis selle meile 0 rendiga, me saime selle
lepinguga endale, et teha seal esiteks haridust ja kõike muud ka. Ehk siis me läksimegi sellise Arto hooga peale. Leidsime, meil olid lapsed, kes seal koolis käisid, meil olid kultuuriüritused, me alustasime uute traditsioonidega, ülevallaliste suurüritustega. Me tegime kogukonna köögi projekte, meil olid seal juures MTÜ laste loodusõpperetkedega. Ja me leidsime tal Kaia kooli imeline kogukond, kelle käe all seda kooli ja haridust edendada. Ja väga hoogne oli. Lihtsalt tunne inimesena oli see, et vald andis meile küll vabad käed, aga jalad sidus kinni ja lohistas meid mööda autoteed järele. Et see on see tunne, mis mul jäi, et meile puudus toetus, nendepoolne toetus ja arusaam, et me päriselt vallale meeldime sellisena. Ja ma saan ka ise isiklikult aru, me oleme ebamugavad, aktiivsed, iseseisva mõtlemisega loovad inimesed. Me oleme ebamugavad, me teame, mida me tahame, aga me oleme ka ebamugavad. Ja selle kõige juures puudus siis meil kindlus, et ütleme, et ebakindluse tolereerimine oli meil maksimumis. Õnneks see kogukond koosnes, see tuumik koosnes ettevõtjatest, kes olid väga ettevõtlikud, neil on oma ettevõtted, meil oli aega selle kooliprojektiga ka tegeleda. Sinna tulid ja läksid kiirelt need, kes vajasid kindlust. Kõige rohkem olime kahju lastest, sest nemad tegelikult vajavad kindlust, aga nemad ei saanud. Et iga august me alustasime sellega, kas me sellel aastal saame jätkata. Tuli COVID, tulid raha teenimise võimalused läksid nulli, meil tulid omavahelised konfliktid. Mulle väga meeldib nalja teha ja olla selline entusiastlik Arto, aga ma ei meeldinud endale lõpuks selles kogukonnas, sest ma olin kuri, ma olin tige, meie sõprussidemed, mis meil alguses olid, tegelikult kadusid või läksid leigeks. See oli minu elu kõige raskem katsumus, mis kestis siis 5 aastat. Ja ma tegin seda kõike ainult oma laste nimel. Ehk siis need emased, kes võitlevad. Ja alguses pidime ka mõtlema ühe märksõna peale, mis mul täna on selle kogukonnaga, siis mul on õppetund. Ma tahaksin kirjutada boldist, teha jooned alla ja 3 P-d ka kirjutada sinna, et see on tohutu õppetund. Ja mul on siin ka paberi peal kirjas see suur pealkiri, et mis läks valesti. Ehk siis mina isiklikult tunnen, et valesti läks see, et meil puudus KOV-i tunnustus. Et ma ei tahakski nagu võib-olla rääkida rahast või sellega me saame kõik ise ka hakkama tegelikult projekti põhiselt, aga ma tahaksin seda, et kui ma näen igal aastal vabariigi aastapäeva puhul antavaid tunnustusavaldusi valla poolt, meie kogukonnast polnud seal kunagi kedagi ja siiamaani pole olnud 5 aastat, olenemata sellest, et me tegime ka muid üritusi. Et see on minu isiklik pettumus ja ma ilmselt tegelen sellega ka täna siin, minu jaoks on see lõputseremoonia siin mõnes mõttes. Ja ongi nagu, et mõtted ära valdadele, et tunnustage ka ebamugavaid inimesi, kes tegelikult mõjutavad valdade mainet kui tegusat ikkagi. Et need külahullud ei ole lihtsalt inimesed, nad on väga iseseisvad ja väga värvikad tihti, aga nad on ja nad selle peal see maaeluga nagu püsib natuke. Aga mis läks hästi, ma tahaks seda öelda ka, et me leidsime Kaia kooli, kes meid tohutult hoidis ja toetas ja ma kuulun nüüd väga tugevalt sinna kogukonda, ma tunnen, et isegi kui ma aktiivne seal ei ole, siis ma kuulun sinna. See võrgustik, maja investeeringud, 5 aastat me ikkagi parendasime seda vana mõisamaja ja tõime elu maale. Ja üks asi, mida ma pean siis ütlema, et on need lapsed, et Eesti ühiskonnas võtke heaks, nüüd on 25 üliägedat teismelist, kes on julged, iseseisvad, räägivad täiskasvanutega nagu võrdsetega. Ma näen neid nende uutes koolides praegu. Sellised ikkagi õpilasesinduse juhid ja esinejad ja korraldajad ja et just üks mõttetera tuli, et šimpansi emade ja laste näitel tehtud katse, et kui šimpansi emad võitlevad toidu pärast, siis nende lapsed tulevad palju tugevamad. Ehk siis meie lapsed on tulevased kogukonnahullud, sädeinimesed ja korraldajad, nii et
ma ootan väga rõõmuga. Ja lõpetuseks tahangi öelda, et see kõik oli kõige raskem asi mu elus, aga ma näen, et see oli tohutult kasulik, et saime selle tehtud. Ja sealt Harmist siis lendame Puka kogukonda, kus on meil lausa 2 inimest täna siin, Anneli Uhvert ja Kärt Kuuvas-Mekk. Ja need 6 sõna, millega teie olete oma kogukonna loo kokku võtnud, on: ehe lugu algab mõnest uuest seiklusest. Ja kõikidel on väike vaheülesanne, et kui sa paned kokku kõik esitähed, sitähed, siis sa saad ühe uue sõna, siis vaadake, mis see sõna on. Aga annan teile sõna. Tere tulemast. Mul on väga raske siit edasi minna, aga ma siiski hoian positiivset meelt ja meil on ühist ka. Et me oleme Pukas kunagi teinud priitahtlikest päästjatest muusikali ja eks meil ole ka negatiivseid kogunemisi, aga siin oli seda piisavalt, võib-olla nendest ei hakkaks rääkima. Aga me oleme tõesti näide sellest, et miks inimesel on vaja kogukonda ja kogukonnale oma valitsust. Meil on 6 aastat kogemust, meil anti tänaseks 6 sõnaleida ja me leidsime nendest sõnadest veel omakorda sõna, mis siis iselaamustab meid. Et Puka kogukonna köögi retsept oleks sõna elamus. Seda me otsime, seda me väga hoiame, me hindame seda, et iga asi, mis me teeme, see oleks meile endale elamus. Ja muide, see on nakkav, et sellega ei maksa mängida. Et need, kes meiega liituvad ja meie tegemistesse tulevad, siis me oleme ise innostunud teistest kogukondadest, väga vapratest, ägedatest, võtame igalt poolt õppust, kuulame ja vaatame ja teeme järele ka, aga omamoodi. Ja me külvame seda nii-öelda viirust siis heas mõttes, et nakatame teisi. Et need üritused, mida me teeme, ja need retseptid, mida me jagame, ega need ei ole ainult siis traditsioonilise köögiga seotud. Need on ikkagi seinast seina, mis meile teha meeldib, selle ära teeme. On need siis õpitoad või perepäevad või lastelaagrid või kokkamised või õppetunnid või koostööd kutsekoolidega, mida iganes. Et meil on digipädevusega tegeletud ja no kõike selles köögis leidub, igasuguseid retsepte. Ja meie lause oli et ehe lugu algab mõnest uuest seiklusest. Ja mis see seiklus siis oli? See oli haldusreform. Et haldusreform pani meid tegutsema ja mõtlema, kuidas me saaksime oma kogukonnas ennast kehtestada. Sest meie kogukonna keskel olev hoone taheti vägisi müüki panna meie uue kooli ehituse siis nii-öelda oma finantseeringuks. Aga me mõtlesime, et küll kindlasti on muid lahendusi ka, aga mida meie siis välja pakuksime, mis me tahaksime. Kiiresti Kribinal-Kabrinal andis vallavanem õigusse meile paar päeva mõelda, et mis see on, mis te teha tahate, et seda maja ei müüdaks. Ja nii siis asi nõuks võetud, kutsusime appi arenguagentuuri ja Pukast lendu läinud väga tugevad tegijad. Kui keegi tunneb, siis Marek Mekk on üks neist, tankla inimene. Ja Marek korraldas meile ideetalgud. Me moodustasime ideepanga, korjasime sinna panka siis igasuguseid ideid, mida meile teha meeldiks. Ja valisime välja esimesed tegevused, millega me alustaks, aga meil ei olnud ruume. Meil ei olnud mingit ettekujutust, mida me üldse tegema hakkame, aga sellest pangast siis nii-öelda tulid välja sellised sädetegevused, mis meid kohe paelusid ja köitsid. Ega seda peab ikkagi mainima, et MTÜ ei ole meil mingi tulutoov ühendus. Meie ei tegele ettevõtlusega, meil on kõik õhinapõhine. Ja seega meie balkon ongi elamus. Et see on väga oluline meie jaoks. Muidugi on olulised inimesed, need olid esimesed, kelle me otsisime ülesse.
seejärel saime juba ka ruumid endisesse vallamaja ja kaupluse hoonesse, kus asub ka praegu raamatukogu ja olid iluteenused. Et mis me sinna siis tegema hakkame, kuna Pukas oli kunagi kodutööstuskool ja minu vanaema seal õppis ja oli Pätsu juures isegi kokaõpilane, siis sündiski idee, et olgu see kogukonna köök, ükskõik mida seal ka ei keedetaks. Ja nii see köök siis sai, nii et 5 aastat tagasi sügisel 26. oktoobril saab meil kogukonna köögil 5 aastat. Aga sellest pikemalt niimoodi ei räägiks, et tulge meile külla, me oleme avatud ja ootame. Aga mida me tahtsime öelda, et meie esimene eesmärk oli tõsta kogukonna võimekust, ise teha, ise tahta, ise luua ja korraldada. Ja seda me oleme ka kindlasti teinud, alati loodakse rohkem, kes ei loodaks, eks ju. Aga ootused, meil on üks ootus ka, et sinna on veel pikk maa minna, aga me oleme teel ja oleme vist seda päris pikka tee juba läbinud, et meil oleks ühtne kogukond. See on meie soov ja meie lootus. Ja siit on hea minna edasi, et lapsi väärtustatakse ja tegelikult kogukonnas väärtustatakse kõiki inimesi, aga täna meie sõnum on siin ikkagi eakate suunas, et ka meie alustasime lastest, tegime kokaringe kohaliku omavalitsusega koostöös, siis kuigi meil veel ei olnud kogukonna kööki ja läksime siis seda rada, et vaatame, et kõigile midagi ja ühel hetkel avastasime, et et kuidagi eakad ei ole meieni jõudnud ja proovisime siis teha niimoodi, et kutsusime ühel hommikul kell 9 nad prillidoosi vaatama kogukonna kööki. Mõtlesime, et üleval ja äkki tulevad. Ja tulidki 6 vahvat kogukonna külakiirt. Ja arvake ära, kas me oleme tänase päevani vaadanud ühtegi prillidoosi saadet koos. Et mitte, aga me saime tuttavaks, me tegime vestlusringe ja iga kord me kaasame sinna nüüd ka mõne külalise. Ja kusjuures need on jäänud käima, et neid ei ole isegi iga nädal ega vahel ka mitte iga kuu, oleneb, kuidas me kokku saame. Aga me käime koos ja mis mulle endale väga meeldib on see, et alati on rõõmuga tulevad ka need külalised meile. Ükskord käis raamatukogu tädi, rääkis, mis on uued trendid raamatukogus, kirjanduses. Teine kord käis Hele Pedassaar ilma juttu rääkimas, laulis ka. Ja mis veel on hästi oluline, et ka vallavanem tundis, et see on see koht, kus ta tahab olla ja kus ta tahab rääkida tegemistest, mis meil toimub. Ja tuli ka üks hommik meiega siis koos justkui prillidoosi vaatama. Ja tegelikult ega alati ei ole need hommikud, kus me kokku saame, et sellest ongi kujunenud välja ka ühised väljasõidud. Me oleme käinud näiteks teatris ja oleme ka planeerinud uusi retki siin Eestis käia ja külas siis teistel MTÜ-del ja vabaseltsidel. Ja kõige lõpuks võib-olla ma tahan siin näidata ühte meie sellist saavutus sellest aastast oli, kus me tegime meie oma külakiirte retseptiraamatu, meie oma aeg ja lugu. Ja valisime siis välja külakiired, kes on kõige aktiivsemad, kellel on oma lugu rääkida, kes tahavad seda teha, kõik ei tahtnud. Ja panime siia kirja retsepti, aga ka nii-öelda pärandiloo nende enda vaates, mida nad tahtsid, tegime intervjuud nendega. Kogusime need lood kokku ja nii-öelda heegeldasime sellesse raamatusse, et see pärand, mida me soovime, et jätkuks, see tõepoolest nii oleks, et järgmine põlvkond siis teeb juba järgmise raamatu. Ja see on alles algus, et siit edasi saame ju videopärandit ja helipärandit ja kõike sellist ka teha. Et see tõesti on see positiivne külg ja me tunneme, et nad on kaasatud ja juba 27. augustil toimub meil põlvkondade vaheline viktoriin. Ma usun, et need memmed on kohal ja tulge teie ka. Nii et aitäh. Ahaa, Piret, see pärand on tegelikult kingitus sinule selle eest, et sa siin oled täna meid modereerimas. Juba jagatakse kingitus, siin on väga meeldiv. Mina kui kirglik küpsetaja, ma loodan, et ma saan siit mõne hea retsepti, millega kohe katsetada. Anna tagasisidet ka. Ahah, et kas retsept tuli välja, kuidas kook maitses. Arto, kas kena oled minu see raamatuhoidja, aga ära praegu sirvi, vaata, kuulame lugusid edasi. Kuigi Hoia. Kihk on. Me näeme siis lugudega seal kusagil poole peal täpselt, et vahepeal siis hingame korraks sisse välja, et 3 lugu on veel tulemas. Aga rändame nüüd Kilingi Nõmmesse, kas on Nõmmesse või Nõmmele? Ei teagi, Kilingi Kui me ikka sisse läheme, siis Kilingi Nõmmesse. Kilingi Nõmmesse. Nõmme võib-olla. Nõmme.
Eiko Tammiste on sealt meie juurde tulnud. Ja 6 sõna, et võtta kokku see kogukonna lugu, juba nii hea, nii moodsad kellad on kõigil, et juba ei peagi mina järgmine kord kellaga tulema, kõik panevad tööle, väga tore. Kogukond kui kohaliku omavalitsuse identiteedi looja. Ja, tere kõigile. Nagu Arto alustan mina ka, et kes on kuulnud linnast Kilingi-Nõmme? Oi, issand. Ma arvasin, et natuke vähem on neid. Ma oleks nüüd neid vähem olnud inimesi, siis ma oleks kohe küsinud järgmise küsimuse, et kas te Tihemetsa sofoostehnikumis te olete midagi kuulnud? Olete te Kilingi-Nõmme näidis metsamajandist midagi kuulnud? Miks ma neid küsimusi küsin? Ma tahaks teid kutsuda kaasa sellisele väiksele ajarännakule ja alustada kuskil 85-ndast, 90-ndatest ja jõuda siis nagu tänapäeva. Ja need on minu mõtted, minu subjektiivsed arvamused, võib-olla avan teie jaoks ka mõned sellised uued uksed, ei pruugi kõik see tõsi olla. Aga okei, hakkame siis minema. Saarde vallas siis oli näidis metsamajand, oli Tihemetsa sofoostehnikuum, leivamaja, oli linavabrik, oli limpsitehas, kõik need olid. Inimesed käisid rõõmsalt tööl, kõigil oli tore, kõik kuulusid justkui kuskile kogukonda. Täna ma julgen väita, et kas ta ikka oli kogukond? Ma julgen väita, et need olid kõik teenuse tarbijad. Kõik oligi ilus. Tuli aeg, kus tekkisid vallad. Oli Saarde vald, oli Surju vald, oli Talivald. Talipiirkond tegeles põllumajandusega. Surju vald oli selline hästi rahulik metsaga kaetud vald. Kilingi-Nõmme oli keskus. Kõik oli hästi, kuni lagunes see näiline kogukond või noh, tegelikult oligi kogukond ju. Kadusid metsamajand, kadus Tihemetsa sofoostehnikuum, kadusid sofoosid, kolhoosid ja mis jäi järgi? Järgi jäi äng, kuulumatuse tunne. Ja täna, kui me mõtleme, siis on meil ju ainult need ilusad mälestused ja need teenuse tarbijad, kes olid. Võtame need õpetajad, õpetajatel oli ju tasuta korter, oli tasuta elekter, soe vesi, meil ei olnudki, nad käisidki tööl. Täna seda enam ei ole, aga täna nad meenutavad seda kõike. 2017 haldusreformiga, just kui hakkasid uued kogukonnad, uued liikumised tekkima, panime me uuesti vallad kokku. Väikesed vallad, kõik oma nägu, kõik oma tegu, kõigil oma juhtimisstiil pandi kokku, liideti 2 kogukonda ühtse juhtimise alla ja jällegi olid kogukonnad katki. Täna ma kuulen hästi tihti seda ütelust, et maaelu suretatakse välja. Mõtleme nüüd korra ajast tagasi, et kui palju oli sofoosides inimesi tööl ja milline on täna tehnika. Ühe endise sofoosi ökonomistiga rääkides küsisin ta käest, et mitme inimesega teeb täna töö ära samas piirkonnas, teeb täna töö ära, kui võrreldes siis sofoosiga, kus olid meil lüpsijad ja traktorid olid nagu nad olid. Ja me arvutasime nii, et täna teeb üks inimene teeb töö ära endise 15 töötajaga. Meil on võimsamad traktorid, meil on võimsamad lüpsiagregaadid, meil on tehnika arenenud. Ja täna väita, et maaelu suretab siis riiklik poliitika välja, mina ei ole nõus sellega. Tehnoloogia areng suretab seda välja. Täna on 3-4 meesterahval maal tööd, aga mis need naised seal teevad? Neil ei ole ju suurt midagi teha. Ja nii siis see liikumine toimubki. Issand, kui kiiresti aeg on läinud. Mul on nii palju veel rääkida. Räägi midagi positiivset ka. Jaa, ma räägingi nüüd positiivselt, et kas siis kogukonnal on siis kohalik omavalitsust vaja või omavalitsusel kogukonda, siis
mina ütlen täna, et me peame kogukond loob kohaliku omavalitsuse nägu. Kohalik omavalitsus ei saa ära teha kogukonna eest asju, inimeste eest asju. Sest siis on need äkki jällegi teenuse tarbijad, ei leita seda ühisosa. Ja kogukonnad peavad võimestama, peavad toetama või kohalik omavalitsus peab võimestama ja toetama kogukondasid, mitte nende eest ära tegema. Andma neile selle õnge, et minge püüdke kala, mitte pakkuma neile valmis kala laua pealt. Selline oli minu väike lugu, hästi palju ei rääkimata. Võtke pärast nööbist kinni, arutame. Aitäh teile! Jaa, aitäh! Ma arvan, et sa ei saa teha seda ülesannet praegu, et kes on käinud Tartus. Saab ikka. Aga Tartusse me rändame ja Jarno Laur on tulnud meile sealt oma lugu rääkima ja need 6 sõna, millega sina oled selle kogukonna loo, kohaliku omavalitsuse loo kokku võtnud, on järgmine. Ära takista inimesi, kes tahavad panustada. No nii, tere minu poolt ka ja kes mind tunnevad, need teavad, et selle sama 6 sõna ümber on kogu mu tegevus enam-vähem ka käinud. Aga mul ei ole tegelikult sellist kogukonna lugu rääkida. Sellepärast, et Tartu vald on 1 alev, 6 alevikku ja 70 küla. Lisaks veel väga palju erinevaid seltskondi, kogukondi, seltse, ettevõtmisi, kes kõik on eraldi kogukonnad. Nii et ma arvan, et me räägime täna, minu lugu on pigem selline omavalitsuse lugu. Ja miks ma siin olen? Võib-olla sellepärast, et nüüd tõesti peale seda haldusreformi, mis ilmselt on olnud mingite protsesside selline käivitaja või mõjutaja, on tõepoolest vähemalt Tartu vallas selline tohutu, võiks öelda kodaniku initsiatiivi puhang toimunud. Et see teeb minu elu teinekord päris keeruliseks. Näiteks omavalitsusliidu juhina Tartumaal ma olin sunnitud olema žüriis, kus valiti aasta küla. Ja 4 nominendist 3 olid Tartu valla kogukonnad. Et see ei ole lihtne ülesanne, uskuge mind. Nüüd see põhimõte, et ära takista neid, kes tahavad midagi teha, on mu meelest selles mõttes ehk kõige viljakam viis, et midagi üldse sünniks, sellepärast, et ise teha ei jõua. Kui need omavalitsused on nii suured, siis see on täiesti lootusetu. Et need ajad, kus olid sellised 1000–1500 vallad, mis olidki üks kogukond. Ja see oli väga äge, Väätsa vald väga äge. Ma hea meelega käisin ise köögiklubis ja tegin värke, välja arvatud sport. Arto teab. Et siis täna ei ole see reaalne. Täna ei ole reaalne. Ja ma usun, et see 17. aasta oli selles mõttes oluline, et see võimaldas teha nagu väikse restardi ja teine asi, ta sundis ka, et see omavalitsus läks piisavalt kaugele ja jättis siis sellise võimaluse, et tühja kohta loodus ei salli, see tühi koht üldiselt, kui hästi läheb, täitub siis kodaniku aktiivsusega. Ja 4 valda. Tartu vald on moodustatud siis vanast Tartu vallast, see oli umbes 7000, kõige väiksem liidetav oli Piirissaare, umbes 100 inimest, ja siis Tabivere ja Laeva vallad seal nende 2 äärmuse vahel. Kõigis 4 oli põhimõte, et raha pole millekski. Ja me leppisime nagu 2017 sügis, 6. detsember, kui ma sinna vallamaja läksin, leppisime kokku, et me kunagi nii ei ütle, et meil pole raha või et me ei saa teha midagi. Me ütleme, et me teeme. Kui on hea mõte, on meil alati raha. Nii et selles mõttes, ma usun, et see on ka üks asi. See ei tähenda seda, et me jagame raha lennuka pealt. Et loomulikult mitte, aga need mõtted ja inimesed, kellel tõesti on näha, et seal on nagu mingi iva, et siis me selle barjääri võtame nendelt inimestelt maha. Ma tean, et üksi kogukond ei hakka nagu aktiivselt tegutsema, kui seal ei ole sellist, kes ütles külahull, sina ütlesid, sa võid öelda, mina ei saa öelda. Ma ütlen sellist nagu tuumaktivisti või sellist sädeinimene viisakas vorm. Ja tegelikult statistiliselt, teoreetiliselt peaks olema igas kogukonnas mingi kindel arv selliseid inimesi, kes suudavad olla eestvedajad.
Ja miks nad mõnel pool nagu kerkivad esile ja mõnel pool mitte, on nagu ilmselt tegelikult kinni sellest, et see inimene, kes tahab ja saab panustada, ta nagu mõtleb, et no mis barjäärid tal seal ees on. Okei, raha ei ole, seda ei ole, ei tunnustata, eks ole, siis naabrimees on mölakas ja pillub kaikaid kodarasse ja kõike selliseid asju. Ehk on väga palju barjääre, mida me ei saa ära võtta. Noh, naabrimees paremaks ei tee, eks ole, siis ütleme omavahelisi suhteid paremaks ei tee. Aga, ja aega juurde ei saa anda, eks ole, aga nüüd mõned asjad, noh, mingid administratiivsed sellised takistused, noh, neid me saame nagu leevendada. Ma räägin Tartu vallas Tammistu, üks väga vahva küla, seal on ka üks noored põllumajandusega tegelevad perekonnad, kes on võtnud ise kogu oma sellise küla platsi ja küla taristu rajada. Me peame ainult õigel ajal materjali viima ja mitte segama. Selles mõttes mitte segama, et noh, tõepoolest, uskuge mind, liivast võrkpalliväljakut on võimalik väga erinevalt ehitada. On võimalik teda projekteerida ja hankeid teha ja tavaliselt kõik see välisrahastusega tehtav asi umbes sinna läheb ja ta maksabki 10 000 ja ongi äge, eks ole. Ja siis on teda võimalik teha nii, et me ostame võrkpallipostid ja võrgu ja viime liiva ja geotekstiili ja ütleme meestele, et teeme ära. 200 €. Tegelikult no, natuke rohkem, ütleme. Tänapäeva võrkpallipostid maksad rohkem. Aga ütleme 1000 ja see on olemas. Nii et noh, see on asi, mida me tegelikult saame teha. Me saame neid barjääre nagu maha võtta. Ja siis on muidugi see õnnetu rahabarjäär, eks ole. No, iga asja tegemiseks tegelikult ikka natukene raha on vaja. Ja ma kartsin, et kui me ütleme, et me ei keeldu enam ühestki asjast, eks ole, et kui on hea idee, meil on alati raha, et see nagu, noh, läheb käest ära. Aga tegelikult ta ei lähe käest ära. Et need esimesed aastad, kus me nagu ei teadnud, meil ei olnud üldse sellist struktuuri, et kuidas me seda jagame, mingit sükest korda väga ei olnud, noh, kahjuks nüüd ta on tekkinud, sellepärast, et iga asi, mis kasvab, nõuab teatud struktureeritust. Siis tegelikult inimesed on väga nagu hästi läbi mõtlenud, mida nad tahavad ja mille jaoks nad tahavad. Ja nad ei tule mingit kosmose ehitistega kohale. Nii et minu lugu on tõesti see, et kui inimesi mitte takistada, siis võib juhtuda päris imelisi asju. Aga Tartu valda tulge ikka külla. Ja nüüd rändame Tapa valda. Sealt ma tõesti täna hommikul sõitsin läbi, minu tee tuleb Harakülast, nii et olen avastanud palju rohkem, et sealt ma vähemalt sõidan läbi ja käin poes. Ma rohkem ei ole, aga pärast räägime, kus ma peaksin minema. Aga Alari Kirt on siin meiega oma lugu jagamas ja võttis kokku selle läbi sellise 6 sõna. Kui probleeme pole ka koostööd. Sa olid ikka sinu sõnad, ehmusid ise ka ära. Jah, et vist küll jah, et sellised asjad see kunagi kirja pandud, et tõesti olen Tapalt, Tapa vallast, et olen samamoodi sarnaselt Jarnoga siin omavalitsuse poolse vaatega üle 20 aasta siis juba omavalitsusstaaži. Ja peaksin siis olema just nagu skeptikute esindaja siin, et suur hulk eestlasi on meil skeptilised igasuguste asjade suhtes, et mul siis, kuidas ma siis sattusin, ongi see, et kuskil kevadisel ajal veiniklaasi juures tekkis arutelu, et kui palju eestlastes üldse on sellist koos tegemise või koos toimetamise jõudu või tahet. Ja ma olin selle suhteliselt skeptiline ja siis selle tagajärjel ma nüüd siin olengi. Tundub küll. Et püüan siis nagu seda kuidagi vaadet nagu esindada, et siis kuigi meil on, ma pean tunnistama, et meil on ka väga palju positiivseid lugusid sarnaseid siin täna juba kuuldud lugudega. Aga kus me siis selle lause juurde või selle sissejuhatuse juurde tagasi tulla, kui pole probleemi, pole ka koostööd, et paljud sellised kogukonnad, kui üldse nagu mõelda, mis siis kogukond on, kas see on mingi tänava ääres elavad inimesed või on see ühes külas elavad inimesed või on külade grupis elavad inimesed või ma ei tea, korteriühistu või kes see kogukond on, eks ju,
et see jääb nagu teoreetikute pärusmaaks, et see on niisugune tunnetuslik küsimus minu poolt. Et siis aktiveeruvad kogukonnad justkui mingi asja eest või pärast seistes. Noh, siin Harmi näidegi näiteks oli, et kui tekib probleem küla aktivistide, sädeinimeste eestvedamisel, hakkab siis mingeid asju toimuma. Ja kui kaob probleem, kaob ka koostöö. Neid näiteid on paraku üsna palju olnud ka meie kandis. Et teine võib-olla selline murekoht või see, et lause, et kui palju omavalitsus saab loota oma ülesannete lahendamisel kogukondade peale. Et eks neid asju on ka katsetatud erinevalt ja täpselt samamoodi nii nagu probleemidegagi kaob inimene või eestvedaja ja kaob ka siis tegevus ära. Et üks näide käikselt, et oli meil ka kogukonnas aktiivsed inimesed, tegid MTÜ, avaldasid soovi, et tavai, teeme siis, hakkame noortega tegeleme kogukonnas. Saadi valla rahastus taha, aastaid see asi niimoodi toimis, ühel hetkel väsiti, enam ei jõutud teha. Ja kaduski tegevus ära. Et selliseid näiteid on nagu palju ja samas tuleb nõustuda ka siin eelkõneleja seisukohaga, et kui võim läheb inimesest kaugemale, ka see on teatud motivaator kogukonna aktiveerimiseks, et seda võib näha ka väikeste valdade puhul, näiteks kunagi ma töötasin Lehtse vallas, kus meil oli 2 keskust, oli Lehtse ja Jäneda, et Lehtse inimestel oli võim lähedal, neil ei olnud omavahel sellist koostööd, kui võiks öelda, kogukonna sellist aktiivsust, siis vastupidi Jäneda inimestel oli võim kaugel ja nemad olid sunnitud konsolideeruma, olid sunnitud oma ideed läbi mõtlema, olid sunnitud läbi suruma igasuguste vahenditega, et oma tahtmist saavutada, et mis tahes, et oleks park korras või loss toimiks või nii edasi, et see võimu lähedus rikub ka tihtilugu ära, et selles mõttes olen 2 käega nõus, et haldusreform oli positiivne asi, et aktiveeris ka kogukondasid. Ja teisest küljest jälle, et meil paraku ei ole tekkinud sellist kodanikuaktiivsuse puhangut, nagu Tartu vallas oli. Et oleme küll üritanud erinevaid küsimusi lahendada kogukondadega läbi rääkides, olgu see siis kogukonnas näiteks mingi mänguväljaku või spordiväljaku küsimuseks, et kuhu see tuleb, millist vaja on ja nii edasi. Ja selliste üksikute ülesannete või üksikute probleemide lahendamisel kogukond küll tuleb kokku, konsulteerub, mõtleb, toimetab ja annab oma tagasisidet, aga sealt ei ole paraku järgnenud alati sellist head koostööd. Võib-olla on see jälle kõik hästi, võib-olla ei ole lihtsalt vaja, et ka see võib olla, et tahaks loota muidugi, et meil on kõik hästi, et kogukondadel polegi vaja niisugust aktiivselt survestada omavalitsust või mingeid küsimusi lahendada, et ma tahakski sellega kokku tõmmata oma jutu, et jah, et tõepoolest ei ole selliseid aktiivseid kogukondi meil väga palju tekkinud ja kõik need toimingud, mis on toimunud või aktiivsus on tekkinud teatud probleemide lahendamisel. Minu poolt kõik. Ja nüüd saavad kõik esinejad nagu kergendatud hingata, sain ära rääkida ja öelda. Aitäh teile veel kord, et mõtlesite oma lugudele ja nagu öeldakse, iga lugu algab sealt, kus ta algab ja lõpeb sealt, kus ta lõpeb praegusel hetkel ja võib-olla ka selle tänase vestlusringi või arvamusfestivali lõpuks ta ka muutub. Et kui me alustasime nende lugude kuulamist, siis ma palusin teil kuulata sellise pilguga, et aga millest need lood siis tegelikult räägivad. Et kui meie
arutelu teema on, et miks on vaja inimesele kogukonda ja kogukonnale omavalitsust, siis mis siit lugudest nii-öelda välja kerkis, millest räägiti ja võib-olla millest ka vaikiti. Et me võiksime siit edasi minna siis selliselt, et ma lasen teil natuke nagu hinge tõmmata, puhata ja hea meelega alustaks siit väikeste peegeldustega, et hea meelega annaks selle imelise mikrofoni siia saali, õhusaali, et kas on keegi, kes on valmis kaasa tulema ja jagama, et mida te kuulsite nendest lugudest. Ja loomulikult, ja võis ka tekkida mõni küsimus, et siis saame küsimusi ka võtta, et hea meelega. Et aitäh, Marten, on see mikrofoni saatja. Aitäh. Et ma kuulasin neid lugusid, igaüks oli oma nägu ja kõigil neil oli kusagil sees ka üks iva, mis kokku neid viis ja tõi nad siia selle laua taha. Ma olen viimasel ajal vist selline kokku puutunud selle sama looga päris palju, mis puudutab väsimus ja ärakadumine, et me teeme küll koostööd, me teeme koostööd aastakümneid, mingi tuumikuga, eestvedajatega ja siis ühel hetkel me enam ei tee, aga me ei oska üle anda. Me ei delegeeri oma neid tehtud edasi. See ring ongi kinni, sinna ei saagi hästi teised sisse ja võt sellest on kahju. Ja siis tekibki see, et tuleb uus samasse kohta ja siis on meil konflikt hoopis majas. Nii et peaks õppima seda, kuidas üle anda, kuidas lihtsalt öelda, et nüüd meile aitab ja anname üle. Aitäh! Jaa, aitäh. Vaatame, kas keegi veel on valmis jagama. Aitäh. Aivi Must. Aitäh, Jänedalt. Jänedal oli Sofoos Tehnikum 2000. aastani ja erinevalt Tihemetsa kogemusest me ei ole pettunud. Me elame edasi, me ei võitle, meil ei ole enam Lehtset, kellega võidelda, meil on suur Tapa vald, mis ulatab Tammsalu taha, on ju. Me oleme ja ma praegust mõtlesin siin silmajutu peale, et meil on 3 põlvkonda. Meil on 65 pluss, 70 pluss, kes toimetavad, siis on 50 pluss ja siis on 30 pluss. Et me tegeleme mänguväljakutega, lossiga. Sellel aastal me ehitame seda lossi, meil on palju projekte saanud, et Jäneda küla elab ja vaatamata kõigele või võimu kaugusest sõltumata. Ja teine või kolmas või mitmes asi on ka see, et me siis ise ka poeme sinna võimu lähedale, et midagi teha pole, et igal pool võiks nagu sõna sekka öelda nagu praegu. Nii et kogukond on oluline, ükskõik kui suur ja ma olen väga nõus, järelkasv täpselt samamoodi. Ja selleks on vaja kooli, lasteaeda ja kultuuri teeme ka ise. Tetlivõtlikud inimesed oleme. Aitäh. Jaa, aitäh. Mis te veel kuulsite ja tõesti võib-olla mõni täiendav lugu, sest meil on ka nende samade kogukondade esindajaid ja saadikud ja sädeinimesi või külahulle siin saalis ka, selles õhuruumis. Kas on mõni käsi veel? Minul tekkis küsimus sulle, kui ma võin küsida hoopiski niipidi, et sa ütlesid, et ise tuleb ka sinna võimule lähemale nagu liikuda, et võib-olla sa pugeda, et kuidas teie seda teete näiteks, kas sa oled valmis hästi lühidalt võtta, sest me ikkagi võib-olla eeldame, et meid kutsutakse ja meid kaasatakse, eks ju, aga sina jagasid ka seda, et ise tuleb liikuda, et võib-olla sa lihtsalt hästi lühidalt ütled. Meil on valimisliit, mille liikmed siis Jäneda inimesed on volikogus, vallavalitsuses, otsustus juures. Meie külas elab
valla 3 haridusasutuste juhti, kes on nüüd vallas, eks ju. Et inimesed käivad koos erinevatel üritustel, aga siis kui võim lähedale tuleb, siis meid on ka proportsionaalselt alati kõige rohkem. Ehk siis tuleb minna jah ise kohale, et oodata võib ju ka, aga mõtteid üldiselt ei loeta, selleks tuleb ikkagi kuskil rääkida või kui kirjutada ei saa, siis vähemalt rääkida. Ja, aitäh sulle jagamast. Aga tuleme siia, et kui ka ise ju kuulasite teiste lugusid, et mis mõtted võib-olla endal tekkisid ja sellised väga uued küsimused, vaatenurgad, et... Ma võiks kiirelt kommenteerida seda sädeinimeste lugu, et ma olen siin hiljuti kasutanud lõkkeinimeste lugu, et ma tahaks nagu lõkkeinimene olla, et kui ma saan inimeste käest materjali ja jõudu juurde, siis lõke püsib ja põleb ja siis mis valla roll on, et vahepeal kui lõke kustub, et võib-olla võib puhuda siis nagu sinna lõkkele alla, aga rohkem polegi vaja, et see puhumise teema ongi see, et võib-olla rohkem, sellest piisab vahel, kui lõke märjad puud on või midagi. Aga siis mõte see, et kogukonnad on nüüd tugevamad, et Järva-Jaani puhul ka, et 7 omavalitsust ühines Järva vallaks. Muidu oli Järva-Jaani alev oli nagu vallakeskus, kõik oli hästi, sellega nagu ei pidanudki tegelema. Siis nüüd oligi see moment, kus nagu suurte asulatega ei tegelenud keegi, sest Järva-Jaanis polnud MTÜ-d, Koirus polnud MTÜ-d. Ja nüüd Aravet on asula, kus ei olegi ühtegi MTÜ-d ja siis seal ongi natukene vaiksem elu, et me pidimegi ise Ärjal sarvist haarama ja ise aktiivsed olema ja häält tõstma ja kõik kaasava eelarve hääletused oleme ise ära võitnud, sest me teeme aktiivselt, ütleme. Ja nüüd tänu sellele, et me 2 aastat järjest võitsime, tehti määrus ümber, öeldi 3 aastat järjest ei saa, siis me panime naaberkülale oma hääled ja saame ikka Järva-Jaani piirkonda selle raha, et siis jah, nii käib siin. Et see ise, eks ju, et kas sa ise suudad sõnastada, et mis on see käivitav jõud? Ei. Ei. Ei tea, see tuleb lihtsalt. Mul on see, ma ütlen ühe mõttetera veel ära, et õnn on elustiil, et ülejäänud on suva. Ehk siis võib-olla ikkagi mingi teatud hoiak, eks ju, mis on sinus, on ju? Ja. Võib üle võtta, jah? Võib. Arto järel on nii raske rääkida, ma olen harjutanud seda. Me oleme ühest kogukonnast Arto ja Eikoga ja meil on siin väga palju neid ägedaid minu veel ühe kogukonna liikmeid, mis on siis Tartu Ülikooli kogukondade arendamise ja sotsiaalse heaolu õppekava vilistlased ja õppurid. Ja õppejõud. Ja õppejõud muidugi ja õppekava looja. Ja minu jaoks läbiv lugu on ka see, et kui ma läksin sinna õppima sellepärast, et ma olin Harmi kogukonnas, ma tahtsin teada, mis valesti läks. Ja ma sain aru, mis valesti läks. Valesti läks see, et me alustasime konfliktist ja me ei osanud üle minna tegutsemisfaasi. Sellest ka minu 6 sõna, konfliktist loomiseni. Me loomiseni nagu ei jõudnudki, ma oleks pidanud tegema stopp. See konflikti kogukond on nüüd läbi, alustame nüüd igapäevaeluga. Ja üks asi, mida ma ülikoolis õppisin, oli see, et suur arusaam, me räägime erinevaid keeli. Mina külahulluna räägin inimese keelt. Ma oskan ka tõlkida seda kantseliiti kui vaja, aga kui ma olen närvis oma laste pärast või oma tuleviku pärast, siis me ei räägi ühiseid keeli omavalitsuse esindajatega. Ja siis see ühise keele leidmine on tohutult tähtis, et kui üks räägib Exceli keeles ja raha keeles, siis mina räägin tunnetest, emotsioonidest ja sellest, et paha on. Et kuidas me nii saame teha, et me lastel ei oleks paha või et kus see ühine hetk siis on, et me saame maha istuda koos ja rääkida ühises keeles ja jõuda tulemuseni. Et see on minu jaoks nagu tohutu märksõna siin, et see pettumus võib-olla tulebki sellest kahepoolne. Et ka nagu Tapa vallas, et sa nagu ütlesid, et kui konflikte ei ole, siis ei ole koostööd, et sa ei tea, miks nad tegelikult ei tee midagi. Või et miks ei ole neid kogukondi, mis algaks ilma konfliktita, sest nad on inimesed. Ja inimese kogukonnas töötamine ja olemine annab inimestele peegeldusi üksteisele. Et kui ma olen 10. seltskonnas tummikus, siis mul on 10 erinevat peegeldust.
ja see tähendab jamasid inimestel sotsiaalsetes suhetes. Nii et jah, minu märksõna on siit, mis välja tuli, et me võiksime ühe keele leida kuidagi. Jah, mille leidmine tõenäoliselt on ka pikk protsess võib-olla. Nii, mis mõtted veel endal tekkisid või küsimused ja teineteiselegi? Ja no enne see jutt sai lühike ja ei jõudnudki köögist kaugemale, aga ma võin siia siis lisada, et ega me siis ainult köögis ei toimeta. Me toimetame köögist välja ja nii on loodud ka Otepää valla külatööühendus, mis pakub meile, siiani vähemalt on pakkunud meile tuge. Me oleme seal saanud arutada väga erinevaid probleeme ja need on jõudnud ka vallavalitsuseni, nii et ma arvan, et me siiamaani oleme saanud väga rahumeelselt kõik probleemid arutatud, sest kui meile ulatati abikäsi, me oleme valmis ka vastu pakkuma, et niimoodi me toimetanud oleme. Jah, mina kõigepealt tahan tunnustada selle eest, et ma tulen siia lavale ja ma ei ütle, et kõik on suurepärane või ma ütlengi, et ma panen praegu selle ameti maha, aga ma ei ole kurb. Ma olen valmis nagu jätkama, ma olen valmis olema nagu Arto, aga lihtsalt mõnes teises olukorras, mõnes teises ajas ja mina julgen öelda, et igal sündmusel, igal eluetapil kõigil on põhjus ja ma tõesti tunnustan teid selle eest, et te ei ütle seda, et jah, kõik on suurepärane, et on ka seda miinuskohta, aga ma pean ütlema, et kui sina võtsid sõna, siis publiku seas olid silmad niisked ja see tähendab, et teile läks see lugu sama palju korda ja kellele meist ei läheks, kui meie tulevikulootused võitlevad oma eksistentsi eest, eks. Et see on nagu hästi tore, et me nagu jagame neid päris lugusid ja mina tulen ikkagi oma eakate memmede juurde ka tagasi, et ka nemad väärivad tunnustust, ka nemad väärivad märkamist. Ja kui me ütlesime oma memmedele, kes on meie vana kooli nii-öelda endised kokad, et teate, meile tuleb president külla, et on küll koroona aja nii-öelda võib-olla see lõpupool, et hakkas juba nii-öelda uksed hakkasid avanema ja me saime jälle liikuda. Kas te julgete kodust välja tulla ja teha oma neid õlis küpsetatud pirukaid ja juustukroketeid? Milles on küsimus? Kutsuge, me tuleme alati. Et tegelikult sellised lood nagu liidavad neid inimesi ja liidavad meid ja kui see läheb korda ja kui ma näen seda emotsiooni praegu ka publiku seas, mis siin oli, siis minu suur tunnustus teile kõikidele, et te ikkagi jaksate ja tahate ja kui mõnikord ka ei jaksa, siis ma arendan ise ennast ja ma saan paremaks inimeseks ja ma loon oma tuleviku lootustele väärtust. Et sa oled suurepärane eeskuju, sina oled suurepärane eeskuju, sina ja sina ka, nii et ja teie kõik, et te poleks muidu täna siin, kui see teema teid ei kõnetaks. Aitäh! No nii, õnneks ma saan nüüd positiivses võtmes kõik selle oma jutu kokku võtta. Läks kergemaks. Võtan ruttu kokku selles mõttes, et kogukond versus kohalik omavalitsus. Aitäh, Arto! Meil tegelikult ei ole väga hullusti, meil on hästi ettevõtlikud inimesed. Arto ju lõi Järva-Jaanist teadupärast see 60+ jalgpallivõistkonna. Et Kilingi-Nõmme linnapäevadel kutsusime Järva-Jaani omale külla ja siuke äge andmine käis, et Kilingi-Nõmme 60+ võistkond küll kaotas, aga läheme revansi nõudma sügisel. Mida ma tahaks nagu kohaliku omavalitsuse inimestele öelda, et jälgige seda, et leiaksite need sädeinimesed üles, need külahullud. Need külahullud on üldjuhul sellised vaiksed esialgu. See on täpselt samuti nagu päästes või meditsiinis on see triaaži loomine. See, kes häält teeb ja kisab, ega sellega ei ole kõik halvasti. Sellele see elab. See, kes on vaikselt kuskil nurgas, sellega tuleb tegeleda. Et ega nende kogukonna ja külahulludega on samat moodi, et leidke need üles, kaardistage need tugevused ära ja võt siis läheb elu käima. Meil igal juhul läheb. Meil läheb ja meil on super hästi ja kutsuge neid spetsialisti siin, kes meil siin istume, et kutsuge appi ja läheb käima. Aitäh! Ma tahaks korra peegeldada seda Silva öeldut, et need põlvkonnad muutuvad ja nad peavadki muutuma, sest et see ei ole loogiline, et sa teed ühte seda sama asja väga pikalt esiteks ja teiseks, et sa jõuad seda, tähendab, lõke põleb nii kaua, kui on põlemismaterjali. Eks ole, ja mingil hetkel tuleb... Kui keegi ustutama ei tule. No, jah, okei. Hapnikku peab olema, eks ole, vett võib vähem olla, aga Äksi inimesed, kes on siis Tartu Maasta küla, mis tõsi ta on küll Alevik, eks ole, aga ikkagi. Seal on, see asi on kuidagi niimoodi üles ehitatud, on sellised väga traditsioonilised asjad.
noh, segakoor, mis on tegelikult vist teise laulupeo aegadest katkematult, no see on meil noor kollektiiv, sest paar tükki on ikka esimesest ka. Ja siis on sellised väga uued ja nagu moodsad asjad, mingid kunsti, siuksed imelikud asjad ja mingid sellised installatsioonikunsti lood ja mis iganes. Et need on nagu hästi-hästi erinevad inimesed, kes kuidagi suudavad nagu koos toimetada. Aga miks ma hakkasin seda rääkima, oli tegelikult see, et nendega me arutasime, et see Äksi kogukond on ka käinud nagu üles alla, on see tegevus või aktiivsus käinud. Ja kui vaadata, siis seal on mingisugune selline tosin aasta või kuradi tosin aastane selline tsükkel. Et mingi seltskond või mingi laine läheb ja 12 aastat on väga hästi ja siis kukub ära. Siis need inimesed nagu tegelikult ei jõua. Ja nüüd on nende tarkus, võib-olla on ka omavalitsusel midagi siin teha, ma sügavalt kahtlen, kas omavalitsusel on siin midagi teha, et see on nagu väga palju inimestes kinni ja selles kogukonnas endas, et kuidas nad seda teatepulka üle annavad või kuidas see järelkasv nagu tekib. Mu enda versioon on see, et sellised väga traditsioonilised asjad nagu laulukoorid, rahvatantsud, mis on tõepoolest 160 aastat järjest toimetanud. Et selle 160 aasta jooksul ei ole mitte midagi muutunud. See ongi see, mis seda kogukonda koos hoiab või need inimesed, kes õpivad sealt, kuidas seda kogukonda koos hoida. Ehk neid vanu asju peab alles hoidma ja see on meie vastutus. Jah, et mis mõttes siis vahepeal kogunenud on? Nüüd jälle kogukond ja kohaliku omavalitsuse teema, nüüd ma võin natuke positiivsemalt toonis rääkida. Et eks meil on tegelikult ju kõik hästi. Toetussüsteemid kõik on olemas ja suhtleme ikkagi, püüame aktiivselt suhelda kogukondadega ja tegelikult asjad toimivad. Võiks toimida palju aktiivsemalt ja siis tekib küsimus, eks, et kuidas me seda aktiivsemaks veel saame, eks, kuidas me saame kogukondadele rohkem elu sisse puhuda. Et kas me peaksime selle jaoks eraldi inimese endale või ühe ametniku näiteks võtma tööle, kes siis vahetult ja pidevalt, eks ju, suhteks ja uuriks ja otsiks, eks ju, mis tegevus toimub ja nii edasi. Meil on täitsa olemas Eestis. No näed siis. Ma mõtlen ka KOV-ides on kogukondade arendajad olemas. Ja, meil on ka. Ma filosofeerin praegu laiemalt. Üks veel juurde. Et kuidas see asi siis nagu toimida võiks ja mis ülesanded siis oleks, et mida KOV võiks mõelda, et võiks oma kogukondadele anda, et noh, tuleb siin pähe mingid asjade korrashoid või siis ka näiteks eakatega tegelemine, et ma ei räägi otseselt sotsiaalhoolekandest, küll aga näiteks üksidus on tohutu suur probleem ju, eks eakatel, et kuidas moodi sellega tegeleda võiks. Et kas seda võiks vabatahtlikult teha või peaks sinna panustama midagi, eks. Siis turvalisuse küsimused on head küsimused, millega võiks ju ka kogukond tegeleda ja mis oleks otseselt ka nendele, võib-olla omasem, näiteks naabrivalvesektorid on ju loodud üle Eesti, mis on ju kogukonna teema puhtal kujul minu arvates. Ja viimane, mis pähe tuleb, on sellise demokraatia arendamine, et kui meil miskit mõttes omavalitsuse puhul mõttes on või tahaks kuskil midagi teha, et siis lähme küsime kogukonnast nõu ja abi, eks ju, et kas see mõte on ikka okei, äkki on hoopis mingi teine vaade õigem, sellised mõtted. Jaa, aga võib-olla ma hoia veel Alari seda mikrofoni korraks, et kui sa ütlesid, et täna kaasate, et mismoodi te seda nagu teete, et on teil mingi regulaarsed, ma ei tea, kohtumised mingite sidusgruppidega, võib-olla lihtsalt mingi näide, et illustreerida, et neid ka vorme erinevaid, kuidas kaasate inimesi? Selles mõttes otseselt kogukondades me käime iga sügis, toimub niisugune turnee, millest üritame siis osa võtta kõik poliitikud ja vallajuhid, eks, et läbi rääkida kogukondadega, pluss veel siis vahetu suhtlemine nagu pidevalt, eks ju, et nagu ma toonitasin seda, et kui meil kuskil mingisugune
rahastamisvõimalus näiteks tekib ja me teame, et kogukonnal on vaja mingit asja, no näiteks ütleme siin mingisugune spordiväljaku teema, et ühes kogukonnas oli, siis suhtlesimegi nendega aktiivselt, et milline see võiks olla, millist asja täpselt oleks neil vaja, kuhu täpselt oleks neil vaja ja nii edasi. Et sellised vahendid. Pluss on siis muidugi juba mainitud kaasav eelarve oli meil üks esimesi ka, eks ju siin, kes me hakkasime sellega tegelema. Ja see on kogukondi natukene aktiveerinud ja käima tõmmanud. Teistpidi jälle, eks ju, see Järvejaani näide on ka meil toiminud, et osad kogukonnad ongi aktiivsemad ja ka suuremad. Ja paraku raha lähebki rohkem sinna, eks ju. Teised võivad olla jube aktiivsed, aga nii palju väiksed, et nad ei saa, noh. Et ka see on niisugune tagasilöök, mis vajab nagu ümbermõtestamist ja võib-olla regulatsioonide muutmist. Homme kell 10 majandusalal räägime kaasavast eelarvest. Reklaamiminut läbi. Kuulge, aga hästi, vaatan siin ka seda kellakest, et kas on publikus mõni küsimus meie külalistele ja Marten kohe nagu 7 penikoorma saabaste najal liigub sinna, Marten vaata sinna. Ja. Et mõtle veel seda ühte küsimust, sest me vaikselt hakkame kokku võtma ja meil on üks väike lõpu üles ka teile. Mul ei ole küsimus, aga ma arvan, et see on oluline öelda, et mul nüüd tekkis mõte, mida peaks jagama, et olen Heldi Viljandist ja räägin praegu sealse vabaühenduse Loo Viljandi nimel, kes tegeleb kaasamisega ja linnaruumiga, elukeskkonnaga. Ja kui ma kuulasin ja kuulsin siin väsimusest ja sellest, et kas kohalik omavalitsus siis saab aidata, et need vabaühendused ja kodanikuaktiivid ei väsiks ja ei kaoks ja teine mõte seal armsas vestlusringis käis läbi, et kas siis üldse on vaja neid vabaühendusi väga aktiveerida või kaasata või kes kellel on vajalik, siis mina oma 4 aasta kogemusest tahaksin seda öelda, et kohalik omavalitsus on üks väga võtmekoht, et nad ei väsiks ära. Et ma panen seal hästi suure südamega just KOV-idele, sest et ma saan aru, see, millega tegeleb Loo Viljandi on nagunii keeruline, uus, ka kohalikel omavalitsusel endil oma protsessides ja oma peades aru saada. Ja kui siis tuleb veel üks vabaühendus, kes heas mõttes nõuab või tahab, ergutab, elab sellele kaasa, siis kui sulle lükatakse kohe uksed kinni või näiteks räägin oma kogemusest, öeldakse, et kas see on üks väike grupp viriseid inimesi, et nad ei ole olulised, sest neid on nii vähe. Siis ma arvan, et see vabaühendus väsib ja tal tekib küsimus, kas ma seal linnas elada tahan. Et kas see linn on see koht, kus mul on hea elukeskkond ja kas ma saan ise targalt, professionaalselt kaasuda või siis mitte. Et KOV-il on selles väga suur osa, et nad ei väsiks. Jaa, aitäh jagamast seda mõtet ka. Meie esinejad said ju ülesandeks mõtelda oma kogukonnale läbi 6 sõna. Ja samasugune ülesanne ootab ka teid, kui te olete valmis selle ülesande vastu võtma, et eks see on alati selline koht, kas on see, kas ma haaran sellest võimalusest kinni. Ja mõned inspiratsiooniks on siin ees ka, aga ma arvan, kõige tähtsam selle 6 sõna puhul on ikkagi see, et see lugu peab tulema nagu iseenda seest. Et me anname teile peagi paberid, et võib-olla Helerin ja Eha juba aitavad siin nii-öelda jagada. Et kes siis võtab ja on valmis seda lugu panema, et me saame nad jättagi siia. Need on ka võib-olla mingi kogukonna puud, et eks füüsiline ruum räägib ka hästi palju tegelikult sellest keskkonnast, kus me oleme, on ju, et ka meil on loodud need tingimused, et me saame siin nagu vestelda ja need 3 puud ja toetavad kangast on see ressurss, mida me saanud kasutada. Et kus need 6 sõna on tulnud, et legend räägib siis seda, et ma olen jälle selle posti taga, jah, okei. Et legend räägib seda, et kirjanik Ernst Hemingway'le ta oli vedanud kihla, et ta suudab kirjutada romaani 6 sõnaga. Vedas kihla, ma ei tea kellega, aga ta suudab sõnastada selle romaani 6 sõnaga.
Et kuidas see lõppes või kuidas see täpselt jätkus, seda ei tea, aga ta pani selle 6 sõna kokku ja ta sai siis sellise lause: müügiks lapsepapud pole kunagi kantud. Müügiks lapsepapud pole kunagi kantud. Ja nüüd igal ühel tekivad võib-olla mingid omad seosed ja lood ja kelle papud nad olid ja miks neid ei olnud kantud ja kuhu nad siis läksid, eks ju, hakkab oma uus lugu. Ja kirjutamisel on 3 põhimõtet, et tõesti esimene on see, et see on 6 sõna. Et kui sina mõtled oma kogukonnale, kuidas sa selle kogukonna loo annad edasi 6 sõnaga. Teie võite võib-olla oma loo ümber kirjutada, teil on ka see võimalus. 6 sõna. Ja sa usud, et see on tõsi, see on teine siis põhimõte. Et sa tõesti usud, et see nii on, see on tõsi. Ja need on sinu sõnad, et sa räägid enda isiklikust kogemusest, tundest. Nii et 6 sõna, sa usud, et see on tõsi ja need on sinu sõnad. Ehk siis mõtle oma kogukonnale ja oma kogukonna loole ja kui sa oled valmis, jaga seda meiega läbi 6 sõna. Et kes on saanud paberi, on saanud kirjutusvahendi, et pane see kirja. Et kui sa soovid sinna lisada oma nime ja kus võib-olla kogukonnast sa tuled, sa võid seda teha, aga see ei ole kohustuslik. Et siis pärast kui ta lahkud, võid panna ja riputada ka siia puule, et vaatame, milliseks need lood on siis kasvanud. Et võib-olla annamegi sellise väikse aja natuke kirjutamiseks ja siis võtame kokku. Siin on ka uued lood, palun siia ka paberit. Helen rääkis enda eest muidugi. No, ma võin meie kõigi eest rääkida. Siis väike hetk, vaikuse hetk võib-olla, et see lugu saaks kirja panna. Kas pärast ühe nalja võib ka teha? Ma annan selle võimaluse sulle. Hoia seda meeles. Ja ka need, kes meid otseülekandes jälgivad, et võivad ka mõelda oma 6 sõna peale ja võib-olla saavad jätta ka ju mingi kommentaari, et mis see 6 sõna on. Tervitame vahepeal ka otseülekande vaatajaid. Inimene oma kõlari selle nuppu vajutab pealt, mis toimub. Kait. Vahva, jaa, kui su lugu on valmis, võid täitsa tulla ja kinnitada, ongi hea sirutus vahetult enne kui hakkame minema, et riputada puule. Et oma kogukonna lugu täpselt sellisena, nagu ta praegu sul on. Nii, ma korraks... Me hoolitseme selle eest, et nendest, need on kogutud kokku, need jäävad küll praegu kogu selle ajaks kogukonna alale kindlasti. Aga et kogume ka kokku ja jagame ka selle sündmuse järelkajana kõigile. Ja enne kui te lahkute ka, saate kindlasti lugege. Aitäh! No, kas sa tahad nüüd öelda seda nalja või see päris? Mina lõpetan ja siis sa tahad öelda. Ei, see lihtsalt, siin oli 6 sõnast juttu, aga siis, no ma ei tea, see on maakeel ja on niimoodi, et kuidas öelda 2 sõnaga, et ma viisin, et viidi naaberkogukonda hästi palju sõnnikut. Ja see käib niimoodi. Sitta kanti, sitta kanti, sitta kanti. Te ei peagi naerma selle. Mõtelge pärast järgi, vabandust.
Undo saab teha või? Ei saa. Vot veel ei saa, aga jäin ka mõtlema, et ega tulevikus mine sa tea, vaata, et võib-olla saab teha. Ma lihtsalt täna teil sinna, et ma tean, et homme on üks arutelu teema ikkagi ka selle tehisintellekti teemal ja siis see ka kuidagi nii mõjutas ja pani mõtlema ja mõtlesin, huvitav, millised on meie vestlused siin 5 või 10 aasta pärast, eks ju, et kellega koos me kõik siin hakkame veel tulevikus rääkima. Aga kuidagi kokku võtta, ma arvan, et me paneme komad tegelikult sellele teemale, et milleks on vaja inimesele kogukonda ja kogukonnale kohalikku omavalitsust. Ma ise mõtlen, et see on selline küsimus, mida aeg-ajalt ikkagi on hea endalt küsida. Lihtsalt sellepärast, et aeg liigub edasi, toimuvad erinevad arengud, siin oli ka vihje, kuidas tehnoloogia meid mõjutab. Me ise inimestena, kuidas me mingit aega ja hetke kogeme, ju ka muutub, me saame läbi kogemuste targemaks ja võib-olla näeme asju teistmoodi, kui inimesed tulevad pikkadelt rännakutelt tagasi, me vaatame alati oma kohta ja kogukonda hoopis teise pilguga, eks ju, et see on hea küsimus, mida aeg-ajalt küsida. Aga ikkagi läbib midagi alati seotud inimestega, et ma arvan, kogukonnad on inimsuhted, et see on üks selline nagu märksõna, et me vajame kogukondi ka selleks võib-olla, et me tajume seda kuuluvustunnet, eks ju, et kuulumine on tegelikult nagu oluline meile kõigile, et kui siin oli ka mainitud seda üksilduse tunnet, et siis tõesti on see ka selline kasvav aspekt, et märgata võib-olla rohkem inimesi enda ümber. Ja see, miks kogukond kerkib, et see vajadus võib olla väga erinev, et ka teooria ütleb, et mõnikord see hakkabki sellest ühisest murest, sellest ängist nii-öelda pihta ja siis hakkab nagu kasvama, aga mõnikord on ka võib-olla need uued unistused või see küsimus, et mis on võimalik, et mõnikord ka meie ideed hakkavad ju pihta sellest, et tuleme kokku ägedad vestlused ükskõik millise laua ümber ja küsime, et mis võiks olla ja sellest kasvab mingi eesmärk, mille poole püüelda. Ja ma arvan, et on mingi elutsüklid, et mingil hetkel tuleb siis kas pausile panna või uut lehekülge keerata, et võib-olla see on ka üks osa, millega nagu leppida, et ka see julgus nagu lasta minna ja lõpetada see lõpetatus, teha, kokku pakkida ja võib-olla ka see on ka see koht, et kuidas seda lõpetamist luua, võib-olla see on ka üks asi, ma ei tea, kas teil on mõeldud mingi asi, rituaal selleks, et võib-olla see on ka tähtis, mida teha. Nii et suur tänu kõigile, kes tulid, aitäh kõikidele lavale olijatele, te võite tänada neid inimesi, kes sattusid teie kõrvale ja olid osa mõnes mõttes sellest ühisest vestlusruumist. Aitäh kõikidele nendele, kes on abistanud, et Martin siin alguses nimetas terve rida partnereid, kellega koos on see kogukonna ala loodud ja loomisel. Ja võib-olla ka öelda, et koos Siseministeeriumi ja siin Kodukandi ja Rahvaülikoolide Liidu ja palju teiste partneritega ja maakondlike arenduskeskustega on tegelikult käivitumas selline pikaajaline strateegiline projekt, mis räägib kogukonna kaasamisest ja kogukonna tööst ja kuidas sellist kogukonna tugevustest ja ressurssidest lähtuvalt tegutseda, nii et on erinevaid koolitusi tulemas, selliste hõlbustajate kokkutoomine, püüame dialoogilist lähenemist rohkem tuua, nii et hoidke kindlasti silmad valla, et võib-olla see on miski, millele tulevikus keskenduda. Nautige Paidet Arvamusfestivali inimesi enda ümber järgmiste kohtumisteni. Enne kui te päris laiali jooksete, Siseministeeriumi poolt ka suur tänu teile. Panen mikrofoni maha ja toon kohe väikesed sellised aitäh-kingitused, mis aitavad teil siis kriisi korral ühe ööpäeva hakkama saada eeldusel, et te kuuma vee leiate ise või siis lihtsalt jõudu juurde saada tegemisteks. Nii et aitäh teile. Homseni peame vastu. Aitäh teile. Aitäh. Kahe peale.
EHA-baas, kui sa meid kuuled, tule siia. Tänu kellele siis ka see arutelu teoks sai. Aitäh teile ka. Ja kell 14 jätkame siis siin, nii nagu Piret ütles, et paneme arutelule koma. Kell 14 jätkame siin siis Elva valla abivallavanema Kertu Fuksi juhtimisel poliitikute debatiga, kus küsime, kas KOV ja riik on partnerid või konkurendid. Aitäh kuulamast, kaasa mõtlemast, kohtume jälle!